Helilooja Alexander Läte oli Rudolf Tobiase kaasaegne, mitmekülgselt aktiivne muusikategelane, kelle tegevus koori- ja orkestrijuhi, pianisti, kontserdikorraldaja ja muusikakriitikuna aitas Eesti muusikaelu 20. sajandi algul märkimisväärselt edendada. Läte sündis 1860. aastal Aakre vallas Pikasilla külas Tartumaal Krõtsmiku peres. 1879 lõpetas ta Valga seminari. Ta oli kooliõpetaja Puhjas ning hiljem Köster kooliõpetaja Nõos. 1895 astus ta Dresdeni konservatooriumi, mille lõpetas koorikompositsiooni erialal. Aastal 1900 asutati tema eestvedamisel Tartus Eesti üliõpilaste seltsi juurde Eesti esimene sümfooniaorkester. Orkestri juurde moodustati ka mees- ja naiskoor ning selliste koosseisudega hakati Läte juhatusel andma rahvalikke sümfooniakontserte. Koos Tobiasega valmistas Läte ette mitmete vokaalsümfooniliste suurvormide ettekandeid, sealhulgas Joseph Haydni Loomine ja Georg Friedrich Händeli Juudas Makabeus. Aktiivse koorijuhina oli Läte mitmete väiksemate laulukooride asutaja ja ka üks 4. üldlaulupeo üldjuhtidest. Sageli astus Läte üles klaveri ja oreli solistina. Läte oli ka esimene professionaalne eestlasest muusikakriitik. Aastatel 1899 kuni 1917 tegutses ta muusika arvustajana Tartu ajalehe Postimees juures. Samuti koostas ja andis ta välja mitu raamatut ja uurimustööd. Alates 1932. aastast juhtis ta Tartus klaveritöökoda Sprenk Läte, kus tegeles muuhulgas klaveri konstruktsiooni täiustamisega. Tähtsama osa Alexander Läte loomingust moodustavad koorilaulud. Neid on kokku umbes 200 ja tuntumaid laulud on Pilvedele, Kuldrannake, Laulu rõõmule ja Malemäng. Need on siiani paljude kooride repertuaaris ja kõlanud ka laulupidudel. Näiteks just nimelt Kuldrannake, mida lauldi 2019. aasta laulupeol. Läte on ka üks esimesi soololaulu loojaid Eesti muusikas. Olnud kirjutanud soololaulud Mälestus, Primula veris ja Alpi lill. Samuti on ta kirjutanud 5 kantaati ning veel instrumentaalteoseid. Läte panus Eesti kultuurilukku seisneb eelkõige selles, et aitas muuta Eesti muusikaelu professionaalsemaks ja mitmekesisemaks. Tema juhatusel said eestlased esmakordselt kuulda sümfooniakontserte oma kodumaal ning ta tõi Eesti muusikasse Euroopa tasemel muusikalise mõtteviisi. Lisaks kasvatas ta oma tegevuse kaudu terve põlvkonna muusikuid ja lauljaid, kes jätkasid tema alustatud tööd rahvusliku muusika arendamisel.